sõna juurde, aga palvetame selle jaoks, et tõesti Jumal võiks meie seas teha seda, mis tal plaanis on meie jaoks. Isa, ma palun, et sa annaksid täna meile ilmutuslikke teadmisi. Isa, ma palun, me kasvaksime sinu tundmises ja mõistaksime, kuidas sina tahad, et koguduses võiksid asjad toimida ja funktsioneerida. Isa, ma palun ka, et sa avaksid mulle oma sõna ukse, tuua välja just neid asju, mis on sinu südames. Isa, ma palun, et see plaan, mis on sinul taevas juba pandud selle koosoleku jaoks valmis, et see saaks ka sind teostatud. Isa, ma tänan sind sinu võidmise ja tõesti ka potentsiaali eest jagada ja kõnelda seda, mis on sinu südames. Jeesuse nimel ma tänan sind selle tööst, mis sa teed. Aamen. Kiitus Jumala. Nii, ma hakkasin eelmine kord rääkima sellisel teemal, nagu, mille pealkirjaks panin vaimus ja tões. Ja teeme minuga koos lahti laulu raamatu 127. laul. Ja ma tegelikult käisin läbi päris mitmete erinevate kirjakohtade eelmine kord, ega ma natukene kordan mõningaid neist ju. Sellepärast, et see meile kinnistuks ja see ilmutus jõuaks just kohale, sest me räägime tegelikult kiitusest ja ülistusest, aga enne kui me jõuame nagu selle teema juurde konkreetsemalt, on vaja nagu teatud asjad paika panna. Miks ja mismoodi? Ja see laulud 127.1 ütleb niimoodi. Siis palveteekonna laul Saalomonilt. Kui Jehova ei ehita koda, siis ehitajad näevad selle kallal vaeva ilma aegu. Kui Jehova ei hoia linna, siis valvab valvur ilma aegu. Ma lugesin eelmine kord ühe huvitava tõlke, see on see Message Bible'i tõlge, mis on nagu natukene üritab ahest ümber sõnastada asju, aga andis selle väga värvikalt tegelikult. Ta ütleb niimoodi, kui Jumal ei ehita maja, ehitajad ehitavad vaid hurtsikuid. Kui Jumal ei valva linna, võib öövalvur sama hästi tukastada. Me saame aru, see on niisugune värvikas tõlge, ta ei ole ülikorrektne, aga samas ta üritab seda sõnumit edasi anda. Nüüd tegelikult see on üks oluline asi, kui me räägime ka ülistusest ja kiitusest, siis see on osa sellest, mis toimub koguduses. Ja ta räägib tegelikult Jumala koja ehitamisest ja ta ütleb seda, et kui Jumal ei ole selle koja ehitamise taga, ehk siis kui tema plaan ei ole teostamisel, siis tegelikult see, mis toimub koguduses, võib olla ilma asjata. Või siis nii-öelda vaimses mõttes justkui piltlikult ehitatakse tõesti hurtsikut. Ja mõelgiks öelda, kas tõesti võib selline asi toimuda? Jah, kahjuks võib toimuda. Nüüd, kas sa märkad selles kirjakohas, et ehitajad ehitavad? Ehitustöö on käimas. Vähemalt nende tundumise järgi, aga Jumal oli selle asja taga. Et kui sedasi on. Nüüd see on tegelikult üks päris tõsine asi, et järelikult võib olla ka kogudustes see sama probleem ja me peame ka enda jaoks neid asju vaatama, selles mõttes see ei ole nagu kuidagi sinna või tänna kuskil näpuga näitamiseks mõeldud, aga just, et me analüüsiksime enda jaoks ja katsuksime läbi, kas Jumal on nende asjade taga, mis me oleme tegemas ja kuidas me oleme asju tegemas. Nii et see ei ole päris niimoodi, et teeme lihtsalt mingi kristlikku värki ja siis Jumal õnnistab seda asja. Nüüd see jäi päris nii. Jumalal on väga selge ja konkreetne plaan iga koguduse jaoks, kuidas ta tahab asju teha, kuidas ta tahab asju ehitada. Ja on mõningad plaanid ja eesmärgid, mis on tegelikult puudutavad ka just seda, kuidas käitutakse Jumala koguduses. Ja vaatame veel 1. Korintustele 3.16. Ta ütleb siin siis Korintuse kogudusele. Tegelikult ma kasutan, sa võid jälgida seda eestikeelset tavalist tõlget, aga see on tegelikult sellest samast ka sees, ka laiendatud tõlge nagu lihtsalt sõnastab selle väga selgelt lahti. Ma loen laiendatud tõlget sulle. Ta ütleb, kas te ei erista ega mõista, et teie kogu Korintuse kogudus olete Jumala tempel? Et kus ta niisuguse idee on võtnud, et see on suunatud kogu Korintuse kogudusele, kui sa märkad eesti keelest, ütleb, eks te tea, et te olete. Ta räägib mitmuses, järelikult ta räägib ju tegelikult selle sama kogudusega, see on kirjutatud Korintuse kogudusele. Ja ütleb, et see kogudus on Jumala tempel. Nüüd üks asi, mis meil tuleb meeles pidada, vahest me kasutaks kuskilist väljendit nagu koguduse hoone või kiriku hoone. Me võime seda öelda küll, aga ta ei räägi siin füüsilisest hoonest. Ta ei räägi ruumidest. Ja ta ei ütle seda, et need ruumid on Jumala tempel.
kuigi et Jumal võib ilmutada ennast ka konkreetses ruumis uue lepingu ajal. Ja selles mõttes, aga see ei ole niivõrd sõltuv või sõltuvuses enam sellest füüsilisest hoonest. Vanas lepingus me näeme, see oli niimoodi. See oli seotud tegelikult, Jumal oli paika pannud konkreetse siis alguses koguduse telgi, mismoodi see peab olema ehitatud ja Jumal ilmutas ennast selles samas kohas, just konkreetselt füüsilises kohas. Ja siis me näeme hiljem ka templit, siis ka Jumal ilmutas ennast ka selles füüsilises templis. Aga nüüd me teame, kui Jeesus suri, siis tõmmati see templi eesriie puruks, meil on see sama kirjakoht või nii-öelda igati pooleks. Miks pärast? Sest Jumala ligiolu tuli sealt välja, aga mitte lihtsalt ainult välja, vaid ta tuli selleks, et olla meie sees, kes me oleme nüüd igaüks üksikisikuna Jumala tempel, pluss siis ka kogudusena moodustame ühe Jumala templi. Et kui me tuleme kokku, siis me nii-öelda need elavad kivid või tulevad siia kokku, et ehitada seda sama Jumala templit. Kuidas me teeme seda, need elavad kivid? See ongi seesama meie käitumine, meie suhtumised ja kõik see, mis me enesega kaasa võtame, sellega me paneme midagi sellesse hoonesse, selle nii-öelda selle kivi paika. Sellepärast on väga oluline tegelikult, mismoodi me käitume ka Jumala koguduses. Nüüd see küsimus ei ole mingist traditsionaalses religioosses käitumises, mis vahetevahel on mõndele inimestel selline suhtumine, et kui ma astun siis sellesse koguduse hoone uksest sisse, siis ma lülitan kohe mingisuguse vaikse hääle peale ja ma pean sosinal rääkima. Ja nüüd üks asi veel, ma saan aru, et ma võib-olla vihjan nagu teatud just tüüpi kogudustele. Nüüd, kui sa ise lähed selliste kogudustesse, meil ei ole mingisugust voli, nagu öeldakse, seal hakata ebaviisakalt käituma, kui nemad on pannud sellised reeglid seal paika. See on nende astutus, aga Jumala sõna otseselt ei pane neid paika. Amen. Nii et ära nendes kogudustes käitu ebaviisakalt või ahaalselt või eirates seda, mismoodi nemad on käitunud, kui nemad on nii otsustanud, see on nende vastutus. Aga me näeme, et Jumala sõna otseselt ei pane niisugust reeglit meie jaoks paika, et see hoone kui selline on niisugust erilist harrast nii-öelda käitumismalli ootav hoone, vaid küsimus on selles, et me peaksime austama just Jumala ligiolu, mis saab ilmutud selles hoones. Ja see on väga oluline, palju olulisem sellest, kas sa räägid vaikse häälega, on see, mis on sinu hoiakud, sinu suhtumised ja ka isegi kuidas me ülistame Jumalat, kui me jõuame sinna teemasse täna. Nüüd, siis me näeme, et me oleme Jumala pühamu ja tema tempel ja püha vaim elab meie sees. Ma loen seda lainut tõlget edasi veel. Jumala vaim elab teie sees alaliselt, et olla teis kodus koos kogudusena ja ka individuaalselt. Kas sa märkad, Jumal tahab olla meis kodus, selles koguduses, see on väga huvitav väljend. Me näeme, ilmutuse raamatus on ka kirjakoht, kus ka öeldakse, et Jeesus koputab ja tuleb sisse ja nii-öelda tahab tulla sisse ja meiega nii-öelda lõunastada või nii-öelda koos süüa. Me näeme, millest ta räägib, tahab olla kodus. Kas pole huvitav, et Jeesus on koputamas ukse taga ja ta kirjutab seda kristlastele muuseas seda kirjakohta. See kirjakoht ei ole kirjutatud uskmatutele. See on ka tõsine teema tegelikult. Et mõne inimese jaoks võib Jeesus ka ukse taga olla koputamas ja mõne isegi koguduse jaoks võib olla ta koputamas. Aga vaata Heebrea kirja 8. salmi või peatükki tähendab. Ja siin Jumal ütles Moosesele või räägitakse Moosese kohta tegelikult siis viidates sellele Heebrea 8.5. Ta räägib siis tegelikult vana lepingu sellest telgist tol hetkel. Viitab selle tagasi, aga räägib sellega, rääkides sellega, tuues selle võrdpildina sellesse uude lepingusse. Ja ütleb, kes teenivad selles, mis on taevase pühamu kuju ja vari, nagu Moosesele ilmutati, kui ta hakkas telki valmistama. Me näeme siis, et Jumal tegelikult sellesse telki tõi midagi taevast. Ja seesama, mismoodi see telk oli ehitatud ja tehtud, see oli taevase koopia siin maa peal. Ja seda tasub meeles pidada. Siis ütleb, siis öeldi talle, vaata, et sa kõik teed selle eeskuju järgi, mis sulle näidati mäel. Ma loen sulle selle sama fraasi lainut tõlkest, ütleb, vaadake, te teete seda kõike täpselt selle mustri järgi, mida sulle mäel näidati.
Niisiis Jumal näitas talle ühte mustrit või siis nagu me nii-öelda kasutame siin eestikeelses sõna siis sõnaga eeskuju. Nüüd võib-olla, ma ei tea, võib-olla üldiselt meesterahvastele väga see sõna muster nagu ei ole väga praktiline, aga naised on kindlasti vahest kudumisega tegelenud või heegeldamisega tegelenud. Nüüd, kui sa ei ole selles nii-öelda veel ülimalt professionaalne, siis sul on sageli seesama muster, on see mustrileht on ees. Ma natuke näinud, ema kõrvalt olen natuke näinud ka seda kunagi. Tal on mingisugune mustrileht ees ja seal on mingisugused tingmärgid ja värgid, kuidas see on kõik märgistatud. Ja ütleme, kui ta näiteks heegelnõelaga seda asja on tegema, näiteks heegeldamas, siis ta jälgib seda, nüüd siin on seda tüüpi see, mis iganes sõlm või asjandus, ma ei ole spetsialist ütlema kõik asju. Ja nüüd on järgmine, nüüd ütleb sedapidi, nüüd ütleb teistpidi, nüüd ütleb seepidi ja nüüd ta järjest jälgib seda ja teeb selle mustri järgi ja siis, kui ta saab selle, ütleme, et see on mingi linik, saab valmis, ta saab tegelikult sellest koopia nii-öelda, mis ta seal mustri peal oli. Ja nüüd ta räägib just sellest samast ka, et kui me kogudust oleme ehitamas ja koguduses asju oleme tegemas, siis meil on üks taevane eeskuju. Ja nüüd me peame selle järgi tegema, et me saaks selle õige pildi siin maa peal valmis. Ja see õige pilt, nüüd tegelikult, mida me siis ehitame, see ei räägi ei koguduse toolidest, see ei räägi pinkidest, see ei räägi raamatutest või raamatulettidest või midagi sarnastest asjadest, kuigi need asjad on ka olulised selleks, et kogudus tegutseda võiks, vaid see räägib tegelikult inimestest. Nüüd, mis mõttes inimestest? See räägib inimeste eludest, pluss siis ka nende elu, kui me räägime eludest, siis see, mismoodi me elame, käitume ja ka mismoodi me käitume nii koguduses, kui me käitume ka füüsilises mõttes ka väljaspool kogudust. Siit tuleb üks kirjakoht, tegelikult ma panen selle siia juurde, see on Timotuse kirjas. 1. Timotuse 3:14. Paulus kirjutab Timotusele, ilmselgelt pühast vaimust inspireerituna, eks ju. Muidu seda ei oleks meile Jumala sõnasse pandud. Et see on järelikult, kuigi et Paulus on selle taga, see on ikkagi püha vaim, kes on ütlemas seda. Ja ta ütleb niimoodi, seda kirjutan sulle, et ma küll loodan pea tulla sinu juurde, et kui ma viibin, sa teaksid, kuidas tuleb käituda Jumala kojas, mis on elava Jumala kogudus, tõe sammas ja alustugi. Kas sa märkad, ta andis talle juhiseid, kuidas tuleks käituda Jumala kojas? Saame aru, Piibel on järjekindel, selles mõttes ta räägib jällegi Jumala kojas, ta ei mõtle niivõrd selles hoones, vaid ta räägib sellest samast vaimsest kogudus hoonest kui sellisest ja mismoodi seal tuleks käituda. Ja me uus tõlge kasutab siin sõnastust tegelikult, et viisimine peab olema eluviis Jumala kojas. See on minust väga huvitavalt toodud see element, et see ei ole ainult paljas väline käitumine, vahest mõni mõtleb, et ma pean nüüd ilusti laulma ja pean, ma ei tea, näiteks mõnedes kogudustes on väga traditsionaalselt sisse harinud see, et nendel on alguslaul ja selle ajal tõustakse püsti, lauldakse selle laul ära ja siis järgmised laulud lauldakse pärast hiljem istudes. Nüüd me oleme harjunud kõik kogu aeg nii-öelda seisma ja kiitma Jumalat seistes. Nüüd muuseas, Piibel ei pane selle kohta reeglid paika. Aga ma arvan, see ei tee paha, et sa ennast natukene liigutad, et sa ei ole nagu liiga passiivne ja laulda istudes ei ole eriti hea vist ka, ma arvan. Ma saan aru, kindlasti on erand nende jaoks, kellel ütleme mingil hetkel on see füüsiliselt raske või midagi taolist, aga selles mõttes üldiselt me oleme tõusnud üles ja anname kiituse. Nüüd see ei ole küsimus selles, kas püsti seistes või istudes tuleb seda teha. See ei ole küsimus selles. Vaid küsimus on selles, mismoodi see toimub mis toimub sinu südames, sest et Jumala jaoks ei ole see väliline kõige olulisem, vaid see, mis toimub inimeste südames, on kõige olulisem tegelikult. Nüüd lähme veel paar asja vaatame uuesti üle. Siis Jumala kogudus tuleb ehitada taevase mustri järgi. Ja nüüd Taavet andis väga selged juhised ka Saalomonile. Ja vaatame esimene ajaraamat 28:10. ütleb niimoodi. Siin siis vaata siis nüüd, sest Jehova on sind valinud koda ehitama pühamuks. Ole vahva ja tee seda.
Ja Taavet andis oma pojale Saalomonile templi eeskoja hoonete, varaaitade, ülakambrite, siseruumide ja kõige pühama paiga kavandi. Ja kavandi kõigest, mis tal meeles mõlkus. Ja siis ta hakkab kirjeldama veel siis kõik võimalikke asju, kõik need varandused ja asjad ja mis iganes see kõik pidid olema. Ja ta kirjeldab kõik need lahti detailideni. Ja me näeme tegelikult, need Jumala koja kõik riistad tehti kullast. Ja vaatame siin, lähme ühte teise kohta ja lähme esimese kuningate 6:37. Esimene kuningate 6:37 ütleb, 4. aastal Siivi kuus pandi Jehova kojale alus. Huvitav välja uurida, mis kuus iganes on, või olid need kuude nimed tol hetkel teistmoodi. Ja 11. aastal Puulikuus, see on 8. kuus, sai koda kõigis oma osades valmis, just nagu see pidi olema. Ta ehitas seda 7 aastat. Nüüd me saame aru, see oli väga kapitaalne ehitis. Just selles mõttes kõigis oma detailides ja kõik pidi saama korrektselt tehtud. Ja nüüd, kui me lähme teise ajaraamatusse 7. peatüki ja 1. salmi, siis me näeme, siin on see tempel on valmis. Ja see oli siis kogu hoone on valmis ja kogu selle sisustus ja kõik need asjad ja riistad ja mis iganes Jumal oli paika pannud, see kõik on nüüd valmis saanud. Ja on saanud just valmis see täpselt nii, nagu pidi olema. See oli eelmises kirjakohas jooksis see fraas läbi. Seda, et nad tegid täpselt jumaliku eeskuju järgi. Nüüd see nõudis ilmselgelt pingutust ja see nõudis päris palju ka finantse. Sa võid vaadata ise, see on omaette tohutud summad, mis nii Taavet kui selle sama koja jaoks valmis pani. Ja panid kõik selle Jumala kotta ja tegid need kõik need nüansid, kõik need ikerdused ja kõik sugu asjad valmis. Nüüd see, ma usun, et see oleks hämmastav tegelikult seda, huvitav oleks kuskil saaks seda näha, tagant järgi kas või. Ma usun, et me taevasse läheme siis, kuna see on taevase koopia, siis ma usun, et seal on midagi veelgi paremal tasemel, et me näeme siis seda vähemalt. Okei, aga nüüd ta ütleb teine ajaraamatu 7.1, kui Saalomon oma palve oli lõpetanud, ja vahest nimetakse seda templi nagu pühitsemiseks, siis tuli taevast tuli ja põletas põletusohvri ja tapaohvrid ja Jehova auhiilgus täitis koja ja preestrid ei võinud minna Jehova kotta, sest Jehova auhiilgus oli täitnud Jumala koja. Nüüd me näeme, Jumala kogudus või Jumala koda täpsemalt siis, füüsiline koda sai valmis ehitatud õigete eeskujude järgi ja Jumal tuleb, täidab oma auhiilgusega selle paiga. Nüüd see on tegelikult eeskuju, mis on ka uues lepingus täpselt samamoodi. Kui Jumala koda ehitatakse õieti, siis see toob Jumala auhiilguse kohale. Ja see ei ole vale, kindlasti me peame palvetama siin. Kindlasti me peame igatsema, et Jumal võiks oma ligioluga olla meie seas janunema, aga piibel räägib sellest, et viimsel päevil ta valab oma vaimu kõige liha peale. Ja ta valab oma ligiolu, selles mõttes, et see Jumal on valamas, nagu öeldakse, aga meil on vaja ennast panna õigesse positsiooni ja kohta, et ta saaks seda teha. Nii et see, et Jumala vaim, kas ta liigub meie seas või ei liigu meie seas, see ei ole ainult selle küsimus, et kes on nagu osavam või kes on kuidagi tublim või kellel on rohkem õnne või kes on, ma ei tea, vägevam. Ei, see on see, kui asjad on ehitatud õieti, siis Jumala auhiilgus tuleb. Aga peame meeles, ma keskendun praegu rohkem isegi just ülistuse ja kiitusega ehitamisele. Sest et siin me näeme ka, nad kiidavad Jumalat selle juures. Ma loen isegi edasi ja preestrid ei võinud minna siis teine salm, siis Jehova kotta, sest Jehova auhiilgus oli täitnud Jehova koja. Ja kui Kiisraeli lapsed nägid, kuidas tuli alla tuli ja Jehova auhiilgus oli koja kohal, siis heitsid nad silmini maha, kivi põrandale kummardasid ja tänasid Jehovat, et tema on hea ja tema heldus kestab igavesti. Siis ohverdasid kuningas ja kogu rahvas Jehova eest tapaohvreid. Nüüd saame aru, nemad tõid neid loomaohvreid tol ajal. Piibel ütleb, et me peaksime tooma ka ohvreid ja see, mis asi, see on kiituse ohver. Tänasel päeval me ei too loomaohvreid ja me peame kiituse ohvreid tooma. Ja teine ohver, millest kõige veel räägib, on ka meie andmine kui ohver.
ja see on ka üks osa sellest ka ülistusest ja Jumala kiitmisest tegelikult. Nüüd, ja siis ta ütleb, et ja tänasid siis Jehoovat ja tema on hea, et tema heldus kestab igavesti. Siis ohverdasid kuningas ja kogu rahvas Jehova ees tapaohvreid. Kuningas Saalomon ohverdas tapaohvriks 22 000 veist ja 120 000 pudulojust. Nõnda pühitsesid nad kuningas ja kogu rahvas Jumala koja. Nüüd me näeme siis, koda on valmis ja Jumala auhiilgus langeb. Nüüd me lähme nagu mingis mõttes tegelikult uude lepingusse, ma tegelikult kirja kohta veel ei lähe sinna, aga siis uues lepingus sama, meil on vaja ka Jumala koda ehitada õieti taevaste eeskujude, taevaste plaanide järgi ja see on see, mis toob Jumala auhiilguse alla, sellesse õigesse kohta. Ja see toob imed, tunnustähed, tervenemised ja kõik need asjad tegelikult. Ja see on see, mis Jumal on tegemas seda ka lõpuaegades just, et me loome selle keskkonna ja õhkkonna, kus Jumal tahab tulla ja tahab olla. Nüüd on üks probleem tegelikult, siis, mis on tegelikult ka kristlikus maailmas ja vaatame korra seda, see on 2. Moosese 32.1 ja me näeme, Mooses oli mäel Jumala juures ja Iisraeli rahvas oli seal all ja nad olid jättud nii-öelda omapee jäetud. Ja see aeg nii-öelda läks justkui nende jaoks nagu pikaks, nad muutusid kannatamatuks ja ütleb niimoodi, kui rahvas nägi, et Mooses viivitas mäelt tulekuga, siis rahvas kogunes Aaroni ümber ja ütles temale, võta kätte ja tee meile jumalaid, kes käiksid meie ees, sest me ei tea, mis on juhtunud selle Moosesega, mehega, kes meid tõi Egiptuse maalt välja. Nüüd, kas pole huvitav, missuguse soovi see rahvas esitab? Esiteks, rahvas esitab selle soovi. See oli siis tulnud inimeste poolt. Ja mida need inimesed tahtsid? Tee meile jumalad, millised? Sellised, kes meile meeldib või nagu meile sobib. Ehk siis nad tegelikult, see asi nii-öelda on väga tagurpidi pandud siin selles situatsioonis. Jumal on loonud inimese ja ütleb seda, kuidas meie peaksime elama ja kuidas meie peaksime tegutsema ja kuidas tema on plaaninud meie jaoks asjad. Nüüd nad panevad selle asjad täpselt vastupidi, nemad tahavad justkui nagu piltlikult mitte päris looma hakata, aga nii-öelda tahavad teha Jumala selliseks, nagu neile sobib. Nüüd see on tegelikult, kui me räägime ka isegi ülistusest ja kiitusest. Ma olen toonud ühe võib-olla karmi näite välja, võib-olla vahet mõne jaoks ta on nagu karmina kõlab, aga ükskord tegelikult üks inimene nii-öelda mingis kontekstis peale ülistust. See kunagi oli meie koguduses isegi, aga seda inimest enam me oleme koguduses käimas juba mõningas aega. Ja ta oli virisema, et nagu öeldakse, ülistus on liiga kõvasti ja vaata vahel ma olen teises situatsioonis, vahest olen kuulnud, mõned inimesed ütlevad, et jälle, et ülistus on, miks need trummid peavad ülistuses olema? Ja ma ütlen, mulle ei meeldi kitarr seal ülistuses ja minu vastus, tookord ma selle jätsin ütlemata selle, võib-olla ma oleks pidanud seda tegema, võib-olla oleks Jumal tahtnud korrigeerida, aga otseselt mul õudust ei olnud, aga hiljem mul tuli see nagu ülesse. Kui me hakkame sind ülistama, siis me küsime sinu käest, kuidas me peaksime seda tegema. Nii kaua, kui me ülistame Jumalat, siis me peame tema käest küsima seda, kuidas me peaksime tegema. See kõlab võib-olla väga karmilt inimesele varvaste peale astumiseks ja see ei tähenda seda, et me tahame kedagi kurdiks teha, et meile ülistus üldiselt ei ole nii räigelt kõvasti keeratud siin, aga iva on selles, me peame nagu öeldakse enda jaoks väga selgelt paika panema. Meie ei ole need, kes peame ütlema, kuidas seda peaks tegema. Ja see nii-öelda see ülistuse imits või olemus või välimus või ei pea olema see, mis meile meeldib. Vahest mõni inimene ütleb, et need lood ei meeldi mulle. Me ei peagi su käest küsima. Need ei peagi sulle muuseas meeldima. Need peavad Jumalale meeldima. Nüüd saad aru, kui sa oled kristlane ja koos Jumalaga käid, siis enamasti ikkagi sulle meeldivad ka need lood, mis Jumalale meeldivad, eks ju. Aga selles mõttes, et me ei saa seda niimoodi esitama hakata või nad ei mõtlemagi üldse, et see mulle peaks meeldima, see poleks mulle sobima. Ja nüüd siin on üks ohumoment juba kohe tuleb ka sisse, kui me räägime üldse ka muusikast.
siis maailma muusika, mismoodi see loodud on ja mille jaoks see on loodud? See on loodud tegelikult, et inimestel oleks hea tunne, see tore emotsioon ja et neile meeldiks see muusika. Kas sa märkad, see on hoopis teine eesmärk, kui on Jumala asjade juures. Ja inimesed kuulavad siis teatud tüüpi muusikat või teatud tüüpi lauljat või ansamblit, mis iganes see on siis, sellepärast, et talle see kuidagi meeldib. Ja see on enamasti see mingisugune haakumine on talle kuidagi temale hingeliselt kuidagi sobib see või mis iganes, erinevad põhjused on inimestel, miks need asjad meeldima on hakanud, sest inimene lihtsalt on sellega kokku puutunud ja on seda sageli kuulnud ja väga paljudele, ütleme, inimestele meeldib tema nooruspõlve muusika just ja kui nad vanemaks saavad ja siis nad ei taha enam seda natuke nooremate muusikat nii palju kuulata. Nüüd ma ei ütle, et see on katastroof, keegi ei pea, nagu öeldakse, olema vaimustuses mingi teist tüüpi muusikas, aga nüüd, kui me tuleme Jumala kogudusse, siis me peame enda jaoks paika panema. See ei ole nüüd küsimus selles, mis mulle meeldib. See ei ole küsimus selles, kas see on nüüd see stiil või see maitse, mis on minu maitse järgi või mis minule sobiks. Mulle meeldivad need aeglasemad lood, mulle ei meeldi need niimoodi väga tempoka, ei oma tähtsust. Kui Jumala sõna ütleb, et me peaksime kiitma, kui me peaksime hõiskama, siis mina otsustan, ma hõiskan. See ei pea minema minu meeldivuse, minu sobivusega, minu tahtmisega kokku üldse. Ja see on väga oluline, et nende jaoks paika, sest me räägime Jumala koja ja Jumala koguduse ehitamisest ja sellest, et me teeksime asju õieti. Me ei saa niimoodi paika panna, see tuleb siit samast välja, sest samast kirjakohast muuseas. See, et nagu öeldakse, tehke mulle Jumalat nii nagu sellised, nagu meile meeldivad nii-öelda. Pange selline Jumal meile kokku. Ja see on tõsine teema tegelikult. Ja see sama maailma mall, kus muusika, isegi ülistusmuusika on loodud just inimeste emotsiooni tekitamiseks, inimeste meeldivuse järgi või sükse, isegi mõned, saame aru, kui me vaatame isegi, tegelikult ma ei kannata vaadata veel, kui sa satud vaatama, me oleme isegi loobunud seda vaatamist, ma räägin siis Eurovisioonist muidugi. Selles mõttes ei kannata enam vaadata praktiliselt, sest see on niivõrd haiged need lood juba, nad on nii tekstilist kasutame blanke sõnu perversseks kohati muutunud ja isegi igasugused asjad, mis seal kõik lava peal pakutakse ja tehakse, mismoodi seal käitutakse, on alla igasugust arvestust enamasti. Juba päris suurest protsendist tegelikult. Ma ei saa kõigele nagu öeldakse 100% hinnangut alati anda, aga siiski see pilt on. Aga kui sa isegi neid asja vaatad, siis, või oled sellega kokku puutunud, siis sa saad aru, see on ju sihitud selle peale, et nad tahavad luua mingisuguse võõrapärane sõna on sükse hiti, sükse, mis oleks inimestele meelde jää ja tekitaks neist selle positiivse emotsiooni ja see inimene, kes seda laulab, see oleks kuidagi nagu neile kuidagi mõnus ja kõik see on selle loo ja inimese kõigi sükeste asjade ümber. Nüüd vahetevahel inimesed, ka kristlastel meeldib uurida, mis asi või kes see antikristus on ja mis see 666 on. Muuseas, see 666 ei ole üldse mingisugune saladuslik asi. Mis asi see on siis? See on see, et inimene on troonil. See ongi see, millest ta räägib. Sa võid vaadata, meil on ilmutuse raamatus ka viidatud sellele just, et see on see inimese arv, ehk inimene on troonil, et kõik käib selle ümber, mis temale meeldib, kuidas tema tahab, kuidas temale sobib. Ja see on tegelikult see, mis toimus seal ka juba selle Iisraeli rahva puhul, kui nad Aaroni poole pöördusid. Inimene on troonil ja nüüd ta teeb enesele Jumala selliseks, nagu temale sobib. Ja samamoodi nüüd ka koguduses, kuidas me ülistame Jumalat. No, mulle meeldiks nii, mulle sobiks nii. Me ei pea küsima seda. Me ei küsi inimeste käest, me ei tee hääletust, me ei tee arvamuse avaldamist, kes sobiks, kellel meeldiks need lood või kes tahaks sellised. See ei ole üldse tähtis. Me peame Jumala käest teadma saama, kuidas seda tegema peame. Ja see on väga oluline prioriteet, sest et kui me need asjad paneme valepidi, siis see ei ole, kogudus ei ole õieti ehitatud. Ja Jumala auhiilgus ei tule sellisesse kohta, mis on ehitatud 666-le, kui sa tahad nii kästi kõla selle asja ajal. Mõni ütleb, et oi, see kõlab hirmsana vahest, mõni inimesed kardavad isegi neid, kui nad näevad, mõnel on oma autole peale pannud. See on narrus. Saame aru nendest asjadest, inimesed võivad teha narrusi nende asjade ümber ja see on antikristuse nii-öelda number ja see räägib inimesest, kes on troonil. Ja see inimene üritab troonile saada igat pidi, nagu öeldakse, aga me ei tohi lasta koguduses inimest troonile. See ei tohi olla ei üksik isiku keskne ja käime kõik need asjad läbi.
ka ülistus ei tohi olla üksikisiku keskne. See isegi meil võib olla ülistusjuht konkreetsel laulul või konkreetsel koosolekul on juhtimas seda. Ja ta on juht, ta ei ole mitte soololaulja, ta ei ole mitte esineja, ta ei ole mitte see, kes on see showman seal, kes peab siis tegema mingisugust teatud tüüpi show'd. Ja see on ka jällegi väga ohtlik mäng tegelikult, kus seesama maailma stiilis laulmine tuleb kogudusse üle, kus koguduse ülistusest tehakse üks show-bänd kus tulevad teatud igasugused maneerid ja käitumised, mis on just seal samas maailmas kontserditel. Ja see hakkab peale kõikvõimalikest, isegi välistest elementidest. Vahest võib-olla mõni on mõelnud, ma olen käinud mõndades kogudustes või vaadanud mõne koguduse ülistuse videosid. Nendel on sellised värvimuusikad ja valgused ja asjad ja miks me koguduses ei ole? Ma tean, meil peaks ju raha olema, miks me ei võiks endale ka sinised ja punased prožektorid osta ja panna nad vilkuma ja teha tuba pimedaks kõik ilusti. Ja nüüd ma ei ütle seda, et me ennast valgustada ei või. Kui sa märkad, meil on siin praegu ka päris paras jagu need prožektoreid näos. See on rohkem praktilistel põhjustel see, et videopilt oleks korralik ja kvaliteetne. Nüüd samas keegi, kui meil disaini mõttes meeldiks, võib-olla natuke paneks siin kuskil sinist valgust ja kui see sobiks meile ja see puhtalt meie maitse küsimus kausalt. Me ei ole sellise sinise valguse fännid kindlasti mitte. See ei sobiks siia ruumi ka, kui ma ütlen sulle ausalt seda. Kui sa lased selle seina siin siniseks, see ikka näeb väga veider välja. Ma hakka sinna igaks juhuks minema. Aga las ta olla. Nüüd see kogu see teema vaete vahel, mõista pastor Kenneth Kaasik on selle kohta väga hästi ütelnud, ma arvan, ta ei pahanda selle pealt, ma tsiteerin teda. Vaete vahel mõnes koguduses ülistus näeb välja nagu jama rock-kontsert. See on just hea väljendus. Mis see tähendab seda? Et üritatakse iga hinnast tegelikult seda maailma järgi teha. Paneme ka mõne prožektori, aga kuna meil tegelikult eriti vahendid ja raha ei ole, siis meil on ainult üks sinine valgus, mis vilgub natukene kuskil siin ja natukene üks punane ka siin natukene vilgub kuskil ühes nurgas. Ja siis kuna meil on ainult üks kitarr, siis vähemalt siis teeme sellega siin natuke niimoodi ja kui rohkem meil ei ole ja trummimängija ka oskab natukene on lüüa kuidagi ja siis see kõlabki tegelikult nagu üks jama rock-kontsert. Nüüd, kas me võime kasutada kitarri, kas me võime kasutada trumme, miks mitte? Ja kui meil on teatud kogus vahendid ja meil ei ole nagu sellel mingisugusel professionaalsel bändil on, see ei ole üldse see oluline element. Me peame ülistama Jumalat vaimus ja tões, see on kõige olulisem element. Paneme selle kõik kõrvale, selle välise show, selle värvimuusika ja kogu need igasugused žestid ja igasugused show elemendid ja mis iganes me selle asja juurde tahaks veel teha. Ja kui sa vaatad maailma kontserti mõnda, ma eriti seal midagi vaadata küll ei ole, või tegelikult sageli nad üritavad pakkuda sulle muidugi. See on see, kuidas purskavad seal tulepurskkaevud ja siis, kuidas selle laua peale tuleb see laulja ja siis, kuidas ta teeb seal igasuguseid tuure ja hüppamisi ja siis tal on seal mingisugused erilised lava eraldi osad keskpaigad, kuhu ta tuleb siis pikemalt selle rahva sekka ja liigub sealt tagasi, kuidas see rahvas seal karjub ja kisendab tema järgi. Nüüd, kas pole kurb? Need sa võid näha kogudustes, mitte nüüd samasugust inimeste järgi kisendamist just, aga sa võid näha need samu elemente. Juba need lavasid, mis on tehtud, kus on sisse pikenev osa sinna keskele pandud ja kuidas ta liiguvad inimesed sinna peale ja kuidas kogu ülistus on pandud mööda lava 10 meetri kaugusele üksteisest, sellepärast, et bändid on hakanud ka sellist show'd tegema. See näeb kihvtim välja. Nüüd, keegi ei keela meil, nagu oleks Jumalat ülistada, kuidas me teeme. Aga kui see läheb meil selle sama maailma kopeerimiseks ja me üritame seda jama rock-kontserti teha, siis asjad on väga jamasti. Ja sellesse kohta ei tule Jumala ligiolu. Sinna tuleb show ja sinna tuleb tunne ja sinna tuleb emotsioon. Ja sa võid selle asja ülimalt isegi professionaalseks isegi ajada. Sul võivad olla kõvad rahad ja vahendid isegi ja sa teed isegi järgi selle, et see ei olegi nagu jama rock-kontsert. Aga Jumala ligiolu ikkagi ei ole. Ja see on väga oluline teema tegelikult. Mõni ütleb, et sa oled vanaks jäänud juba, et sulle ei meeldi need kaasaegsed asjad ja mis iganes. Me kasutame ka niinimetatud kaasaegsemat ülistusmuusikat mõnes mõttes. Me ei ole eelmises sajandis kõigi oma lugudega, mis me kasutame. Aga sellegi poolest see prioriteet on see, et me peame need sõnumid, mis on lauludes peaksid olema Jumala sõnast lähtuvad.
Amen. See ülistus peaks minema inimestele. Me peaksime suutma ülistada isegi ka siis, kui mitte ükski pill ei mängiks. Amen. Ja kui meil oleks üks pillimängija oleks ees võib-olla, kui mingi situatsioonis rohkem ei ole parasjagu. See ei peaks olema mitte mingi takistus, sest see ei ole põhiprioriteet. Et sa saaksid õiesti aru, sest ma olen veendunud selles, et kui me kogudus on kasvamas ja kui me saame kunagi oma kogudusele ühe suure hoone, seal saab olema kindlasti iga väga tasemel valguspark. Ma olen täiesti veendunud, praegu meil ei ole siin võib-olla ruumi ja isegi mõtet siia ja sinna võib-olla saab ka mõni värvilisem prožektor ka olema, või me kasutame võib-olla need tasakaalukamalt, aga ma arvan küll, miks mitte? Selles mõttes mina ei näe sellest probleemi otseselt, kui see maitsekalt on tehtud ja see ei ole domineeriv ja see kogu aeg ei ole see, et sa nagu ülistuse ajal sul lähevad silmad kirjuks, kõik vilgub ja sähvib kogu aeg ümberringi. Okei, ma tean, ma puudutan asju, mis võib-olla mõnele inimesele võivad nii-öelda olla, mis see on, las nad teevad oma asju. Kui sa märkisid, ma ühtki nime ei ütelnud, aga sa ei peagi nagu, isegi kui sa näed neid asju toimumas siis mõnes koguduses või mõnes videos, siis ära võta kohtuvõistjat positsiooni, aga ole tark selles mõttes, et sa tabad ära, mis on oluline ja mis on prioriteetne. Ja isegi kui me vaatame ka kristliku muusika ülistust või videost, ma olen aus, siis on mõningad neist, mida mulle ei meeldi vaadata, ma lihtsalt kuulan neid. Sest et see muusikaline osa ja see, mis nad ülistavad, on täitsa okei, aga vahetevahel see pildimaterjal, mis seal näha on, see nagu häirib kohati. Mitte see, et need inimesed on väga paljastavalt, mõtle naisterahvad näiteks, aga paljastavalt riides, mitte seda isegi, vahest see sama kogu see show ja see, mis sellest asjast on tehtud, kogu pildimaterjal ja kuidas inimeste emotsioone väga nii-öelda domineerivalt eksponeeritakse videodes. See ei ole ka asi, mida inimestel oleks vaja seoses ülistusega näha. Kuidas keegi seal on nutmas ja kuidas keegi seal on halamas ja kuidas keegi seal on just väljendamas. Ülistus on mingil määral privaatne asi. Kas ta peab üldse olema, nagu oleks see nii-öelda suurelt eksponeeritud? Ja võib-olla tõesti Jumala vaim puutab mõnda inimest ja ta on siiralt tõesti Jumala ees ja tal jooksevad pisarad. Aga kas ta on vaja, nagu oleks see suurelt videoekraanile panna? Ma ei ole sellest kindel päris. Okei. Sest et põhiline peaks olema see, et inimesed saaksid Jumalat ülistada ja Jumalat austada. Amen? Okei, lähme tagasi selle teema juurde. Aga neid asju on vaja puudutada ja me peame enda jaoks läbi need mõtlema, kas me teeme asju tõesti vaimus ja tões ja kas me üritame asju ehitada just niimoodi sarnaselt nagu tee meile Jumalad, nagu meile meeldib. Või me laseme, nagu oleks see Jumalal olla selline, nagu tema on. Ja tema paneb paika, kuidas need standardid on. Ma tuleb näiteks üks asi meelde, see läheb minu jaoks juba ajas üsna palju tagasi. Kui ma sain kristlaseks 89 aastal, mul ikka veel meeles see kuupäev, 20. november ja kella 6 kanti õhtul. Üritan ilusti meeles pidada seda numbrit. Nüüd see oli minu jaoks ennem, kui ma sain, mul oli sünnipäev ka pärast seda, natukese aja pärast ja nagu väga oluline pöördemoment ja ma mäletan, kui ma sain kristlaseks ja tol hetkel, kui ma päästetud sain ühes koduosaduses, siis ma olen seda maininud, see ei ole saladus, mul olid juuksed tagant niimoodi, et ma võisin võtta siit niimoodi kätega kinni, nii pikad lasked, need olid tagant keskelt niimoodi koonusesse lastud kasvada veel. Et ma võisin käega täiesti rahulikult kinni võtta siit juustest, niimoodi ikka peo sisse täitsa kohe korralikult. Ja nad olid ikka parasjagu pikad, lastud ikkagi eest vist natuke oli lühemad, aga üldiselt tagant olid ikka parasjagu pikad. Nüüd, mis see põhjus oli? Mul meeldis kuulata sellist muusikat, mis pani juuksed kasvama. See on muuseas huumor, eks, saad aru. Ma ei mõtle seda tõsiselt. See oli tegelikult just see nii-öelda heavy muusika, mis oli tol ajal selle ajastus üsna populaarne, täna ta väga õnneks populaarne ei ole. Ja see oli väga nii-öelda pop ja väga paljud noormehed olid just sarnaste soengutega ja kuulasid sellist tüüpi muusikat, nad mõtlesid, et see on see fun värk. Ja mäletan, kui ma sain kogudusse, siis see kohe isegi päeva pealt ei juhtunud ja võib-olla inimesed ei juhtinud ka selle tähelepanu, kes kogudus, kus ma käisin, tol ajal siis Oleviste koguduses. Ja ma muutsin alguses selle heavy metalli valiku natuke pehmemaks. Selles mõttes ma kuulasin seda maailma kraami edasi, aga ma hakkasin kuulama mõningad sellised ansambled, kes päris nii-öelda surma ei ülistanud ja päris seal, kui seal need nimed midagi ütlevad, sa ei peagi neid teadma. Mingi Iron Maiden oli päris räige ansambel tegelikult ja seal olid täiesti teemollikud kujud lava peal ja igasugused tekstid olid sellised, mis olid piiblist võetud ja rääkisid nii-öelda Lutsiferist ja kõigist sükestest asjadest ja põhimõtteliselt päris räiged tekstid tegelikult. Ja sellised asjad tõstsin nagu välja, aga võtsin ma sükse, kes laulis lihtsalt sükest natukene soft metallit, nimetati seda.
Ja ma mäletan mingil hetkel kuidagi Jumala vaim nagu adresseeris mind. Ja ma tundsin, ma ei saa sellist, midagi on minus nii kapitaalselt toimunud, need juuksed ei sobi enam selle elustiiliga. Ja ma läksin, see oli üsna esimesel kuul juba, kui ma olin päästetud saanud, läksin juuksurisse ja lasin selle kupatuse kõik lõigata nii-öelda maha ükskõik noormehe soenguks, ükskõik viisakaks. Ja lisaks sellele ja muusikaga Jumal hakkas ka minuga tegelema seda, et ma hakkasin tabama, et see küsimus ei ole selles muusikastiilis, vaid selle asja sisus. Just mis seal sees on, see sama vaimsus ja see meelsus. Ja mulle kuulates sellist heavy metalit, minu jaoks oli see, mida ma ei sallinud nii-öelda tol ajal. Oli nimetame seda siis ooperilaulu stiilis laulmist, klassikalise stiilis laulmist, kui sellist ja saad aru, pikad noodid ja aeglaselt ja mis iganes. See oli minu jaoks nagu nii nõme ja tobe. Ja kui ma kuulsin seda kedagi Jumala vaimu võidmi seal tegema, ma mäletan just Kenneth Copeland on sarnasel viisil laulnud tegelikult ja mõni plaat isegi sisse teinud. Tegelikult tal on väga, ma usun, et tänasel päevalgi tegelikult on küll tegelikult ja väga hea hääl tegelikult selle koha pealt ja see oli midagi sellist, ma sain aru, kuule, see Jumala võidmine on selle üle ja mulle hakkas see meeldima ja ma muutsin, nagu öeldakse, oma muusikalised eelistused lähtuvalt sellest, mis Jumala vaimule meeldib, mitte sellest, mis mulle nii-öelda hingeliselt oli emotsionaalselt tõmbas ligi. Nüüd, ega mul vahest tänasel päeval meeldib ka natukene veidikene mõni lugu või asi, kus on natukene julgemini gitarri pandud ja natukene kõvemini trummi lüüakse ja noh, ta ei lähe nüüd päris selliseks räigeks kuidagi oma olemuselt, aga siiski mingisugune maitse sul võib olla, keegi ei keela seda. Aga iva on selles, küsimus ei ole selles väljenduses, küsimus on see, et kas see Jumalale meeldib. Amen. Ja sa pead vahest oma muusikalist maitset või valikut vahest sättima selle järgi ja see küsima just seda sama, kas see on selline, mis Jumalale meeldib, kas see on see, mis Jumalale korda läheb, see muusikastiili asi. Sest on mõningad muusikastiilid ja asjad just, mis oma olemuselt on kuratlikud tegelikult. Kui ma rääkisin sellest samast heavy metalist, siis tegelikult selle asja nii-öelda juured ja kõik asjad jooksevad tegelikult täiesti mässamisse ja kogu selle muusika just see sama taust on just sellega seotud, kus just see sama surma ülistamine ja kõik võimalikud teemonlikud tekstid ja asjad ja vägivaldsus ja kõik võimalikud sellised tüüpi asjad on sellest kaasa tulnud. Ja kui me räägime ka punkmuusikast ja sarnastest tüüpi muusikatestki, siis nendel on taustast ja kus nad pärit on. Ja see on väga oluline küsimus tegelikult. Okei, ma ei hakka sinna nii pikalt minema, aga me peame vahest enda jaoks asju hindama ja kas Jumala vaimu võidmine on selle asja üle. Kas su süda haagib sellega, kas Jumala vaimu on selle inspireerinud või on inimeste liha või lausa kurjad vaimud, kes seda on inspireerinud. Ja see on oluline. Ja muusika võib ka sündida inspiratsioonist. Saame aru, mitte ainult tekst. See ei ole ainult küsimus tekstis. Mõni ütleb, et see on täitsa kiht muusika ju. Näiteks mul tuleb meelde, vahest mõned inimesed kuulavad ka isegi instrumentaalmuusikat ja mille allikas on teemonlik. Mul tuleb, ma ei hakka nimesid otseselt loopima, aga tuleb meelde üks isegi Eestis, ta on vist tänasel päeval küll surnud, üks nii-öelda helilooja, kes tegi sükest just instrumentaalset ja sükest natuke kosmilist muusikat jutumärkides. Ja mõned inimesed mõtlesid, no mis see on põnev ja see on huvitav. Ei, ja see inimene tegeles kultustega ja ta ammutas tegelikult kurjadest vaimudest neid inspiratsioone ja ideid, kuidas seda muusikat kokku panna. Sa ei saa sellist tüüpi muusikat kuulata. Isegi kui ta on instrumentaalmuusika. See allikas on väga oluline, kus see on saadud. Et see ei ole päris nii-öelda, halba teksti seal ei ole, seal ainult tekst ei ole, sest Jumala muusika kannab ka eneses nii-öelda võidmist, ehk siis võidmist selles mõttes just ka, kust ta pärit on. Ja see Jumala, ma ei kasutaks kurjate vaimude kohta küll võidmise sõna, aga see teatud nende ligiolu ja nende lähedus võib tulla esile just sellises kontekstis. Ja inimesed võivad täiesti segadusse ja sassi minna ja olla rõhutud ja depressioonis ja mis iganes just sellepärast nad kuulavad teatud muusikat, mis ei ole Jumala sõnaga kooskõlas. Ja sa kristlasena ei saa kuulata ka sükest, sa ütled, et see on minu noore hea muusika, see ei ole ju midagi paha, seal lauldakse sellest ja teisest ja kolmandast armastusest ja ta ütle isegi midagi sobimatut. Nüüd peame meeles, kui me räägime nendest niinimetatud armastusest ja sükestest, ma ei tea, sükestest erinevatest keemadest laulmisest, mis nad sageli on? Ta jättis mind maha ja nüüd ta läks ära ja kus ma leian uue ja või siis on mingid umbes süksel tasemel nagu minu mitte lemmiklaul. Ei me ette tea, viisike võib ilus olla ja väga meelde jääv, aga sa ei saa selle alla kirjutada.
Ja sellega ongi kõik. See võib olla isegi heliseda sinu mõtetes ja sa võid seda kuulda sünnipäevadel ja inimesed võivad täiesti ilusti õõtsuda kaasa, aga ma ei saa sellele alla kirjutada kõik ja lõpp sellega lihtsalt. Ja sellised laulu võib täiski veel olla, mis sa ei saa lihtsalt alla kirjutada ja see ei ole asi, millega ennast toita ja mida nagu kuulata pidevalt. Nii et ma arvan, et see ei tee paha selliseid teemasid vahest puudutada, vahest inimesed ei vali ka isegi muusikat, mida nad kuulavad. Kristlikus maailmas, nagu öeldakse, on piisavalt palju ka head muusikat, ütleme, millega ennast toita, sest see loob keskkonna, see loob õhkkonna, aga et Jumal on oma liigioluga sinu kodus. Amen. Nüüd saame aru, meil on mõningad olukorrad, kus sa ei saa muusikat valida. Ta läheb poodi sisse, siis seal hüürgab see, mis seal parasjagu hüürgab ja sa ei saa seda kinni keerata. Sest on see, et sa kuuled, aga sa ei pea kuulama. Okei. Nii, lähme tagasi siia. Või edasi tegelikult. Nüüd vaatame veel, lähme Luukas 7.31. Nüüd Jeesus toob väga sarnase probleemi tegelikult ka välja. Luukas 7.31 ütleb, kellega ma siis võrdlen selle sugupõlve inimesi? Siis see räägib ilmselt ka meile, kes ju. Kelle sarnased nad on? Nad on laste sarnased, kes turul istuvad ja üksteisele hüüavad nõnda. Me oleme teile vilet ajanud ja te ei ole tantsinud. Me oleme teile nutulaulu laulnud ja te ei ole nutnud. Sest ristija Hannes on tulnud ja ta on söönud leiba ega joonud viina või siis veini. Ja te ütlete, temal on kuri vaim. Inimese poeg on tulnud ja ta sööb ja joob. Ja te ütlete, vaata, see inimene on söödik ja viinajoodik, tölnerite ja patuste sõber. Nüüd see sama aru, see kontekst on siin päris, ta tegeleb siin erinevate teemadega, et nagu, millega ta põhimõtteliselt tegeleb. Ta ütleb, et neile ei sobi risti Johannes, neile ei sobi Jeesus. Miks pärast? Sest nad tahavad midagi sellist, mis sobiks neile. Et tehke meile nii-öelda, ta räägib just sellest samast mingisuguse pilli mängimist ja asjast, et mängige meile ja tehke midagi sellist, mis meile meeldiks, mis meile sobiks. Nüüd me peame aru saama, Jumala kogudust ei ehitata niimoodi. Ja isegi näiteks see sama küsimus, ma isegi ühe kristlasega isegi ma mitte pikemat aega suhelnud nagu kokku puutudes temaga. Ja see ei ole kogudust leidnud või selles mõttes liitunud ühe kogudusega konkreetselt, ma jalga maha pannud ja ütleb, et ma ikka pean mõtlema, pean vaatama, missugune see õige kogudus mulle meeldib. Või? Ei pea sulle meeldima. Kogudus ei pea sulle meeldima. Jumal on muidugi hea ja armuline, kui ta liidab ühte kogudusse, siis enamasti ikkagi ta on sinust tööd teinud ja see meeldib sulle, eks ju. Aga see ei tohiks olla see põhjus, miks sa ühes koguduses käima hakkad. Mul meeldib ikka seda ühte lugu rääkida ühest inimesest, kes on kunagi aastaid meie koguduses käis. Ja tuli välja, et ta oli meil kogudusse tulnud, tollal ma olin vallaline. Ja ta oli mind kuulnud pereraadio saadetes, mul oli tervenduskooli saated ja olin seal jutlustasin ja rääkisin saadetele sissetuhatused ka asjad ja siis ta oli kuulnud ja siis ta ütles, et nii maheda häälega pastor ja ma mõtlesin kohe, ma tahaks üksusesse koguduses käima hakata. Naisterahvas oli see. Saad aru, et see motiiv ei olnud päris õige. See ei olnud põhjus õige, miks ta valis ja kahjuks ta ei ole meie koguduses juba ammu käimas. Et nagu selles mõttes ta valis kogudusse selle järgi nii, nagu talle meeldis. No, mu hääl sobis talle. Ja pärast seda, kui ma abiellusin Kaige ja siis, ma ei kas selle oli seos muidugi, kas ta kadus selle pärast ära, aga või enam ei olnud siis mahe hääl enam. Aga nüüd see on tegelikult vahest asi, et inimesed otsivad endale midagi sellist, mis neile meeldiks. Ja me peame enda jaoks selle ausalt maha panema. Jumal, ma tulen kogudusse ja ma tahan teha asju nii, nagu sulle meeldib. Ja mis puudutab ülistamisse, see puudutab asju, kuidas ma koguduses üldse teen asju, kuidas me Jumala sõna uurime, kuidas me asju teeme, kuidas ma suhtun Jumala sõnasse, ma otsustan kõik minu meeldivused maha panna. Või nagu hiljuti ka üks inimene ütles, et ma olen vahest sind kuulanud ja mõelnud, ma ei tea, miski nagu mulle ei meeldi sinu õpetuses jutus. No, ei midagi konkreetselt, näita mulle kirja koht, näita mulle piibli printsiip, või asi, mis ma õpetan, mis on vastuolus Jumala sõnaga.
ma ei tea, mulle lihtsalt tundub, mulle ei meeldi, no. Ei oma tähtsust. Ma ütlesin ka talle, et nagu öeldakse, mulle võib ka tunduda igasugused asju hommikul ärgata üles, see tundub see või teine kolmas, aga ja see ei meeldi või too ei meeldi, see ei oma tähtsust. Asjad peavad olema Jumala sõnast lähtuvalt ja kui ma õpetan asju, ma vähemalt teen oma parima, et see võiks olla kooskõlas Jumala sõnaga. Ma ei garanteeri, et kõik on ideaalselt täpne alati, aga siiski, nagu öeldakse, ma usun, et oma põhiolemuselt vähemalt asjad saavad paika. Okei, lähme veel teise Timotuse kirja. 4. peatüki. Ma olin ühes Timotuses me olime igal. Aga siin ta ütleb niimoodi, 2. Timotuse 4.3. Ta räägib tegelikult ka jällegi lõpuaegadest. Ta ütleb, et sest tuleb aegu. Või tuleb aeg. Ja ütleb niimoodi, sest tuleb aeg, et nad tervet õpetust ei taha sallida, vaid enestele otsivad õpetajaid iseeneste himude järgi seda mööda, kuidas nende kõrvad sügelevad. Nüüd loen sulle siin paar teist tõlget veel. Lainut tõlge ütleb niimoodi, sest tuleb aeg, mil inimesed ei talu, ei pea vastu tervet ja õiget õpetust, vaid kui nende kõrvad sügelevad millegi meeldiva ja rahuldava järele, koguvad nad endale õpetajaid ühe teise järel suurel hulgal, valides neid oma enda meeldimise järgi ja selleks, et toetada eksimusi, millest nad kinni hoiavad. Kas pole huvitav? Nendel on asjad, mis neil on endal paigast ära ja nad otsivad neid, kes neile õpetaks ja räägiks asju nii, nagu neile just meeldib. Ta räägib lausa õpetusest. Ja kui me toome selle ka ülistusse ja kogu sellesse asja, ka sellepärast on asju, mida võidakse praktiseerida ja isegi õpetada sellest asjast, ei pruugi olla õiged ja inimestele meeldivad need. Nüüd üks asi, mis sul tasub ka meeles pidada, sa võid jälgida seda Piiblis. Kui Jeesus ütleb näiteks isegi sellest, kes nii-öelda taevasse on minemas, kitsas on tee, mis viib taevasse ja lai on see, mis nii-öelda viib hukatusse. Ja vähesed on need, kes lähevad sellele kitsale teele ja palju on neid, kes lähevad valele. Kas oled kunagi mõelnud sellele, võib-olla päris karm on see ja tegelikult see on tõde muuseas. Ja ka tõde ja õiged asjad, mis Jumala sõnast räägitakse, ei ole alati populaarsed ja kõigil igal pool praktiseeritud ja igal pool nii-öelda tehtud. Ka isegi kui me räägime ülistusest ja õieti Jumala ülistamisest, siis tavaliselt see korrektne asi ei ole kõigis kogudustes laialt nii-öelda populaarne ja õieti tehtud ja tahetakse ja igatsetakse ja soovitakse seda teha õieti. Nüüd sellega üks asi, me peame meeles pidama muidugi. Me ei saa ennast panna positsiooni, meie teame kõige paremini ja ennast nagu nina püsti ajada. See tohi see suhtumine ka olla, aga sellegi poolest, kui me näeme Jumala sõnast asju, siis me ei pea otsima, no aga need ju teevad nii ja see teevad ju nii. Miks me ei võiks ka nii teha ju? Vaata, nii paljudes koguduses nad teevad niimoodi. Kui see ei ole Jumala sõnaga kooskõlas, see ei too Jumala ligiolu kohale, see ei ole nii-öelda õige printsiip ja meetod ja Jumal on väga selgelt selle asja kohta öelnud, see on vale, siis me ei saa seda praktiseerida, tehku seda kas või suurem osa kogudusi. Amen. See peab olema meie suhtumine, aga muidugi meil peab olema kindel alus, et meil on Jumala sõna meie aluseks, mitte see, et meie arvame või meie lihtsalt usume või meie usulahk arvab nii või see ei tohiks see olla see põhjus. Amen. Aga lähme vaatame siin üks tõlge veel, mitte lainut tõlge, see on siis see Message Bible. See ütleb väga jällegi mahlakalt seda asja, selle ma sõna salmi. Avastate, et tuleb aegu, mil inimestel pole kõhtu kindla õpetuse järele, vaid nad söövad vaimset rämpstoitu, meelde jäävaid arvamusi, mis kõditavad neid. Nad pööravad tõele selja ja ajavad taga miraaže. Nüüd saad aru, see on niisugune väga nii-öelda ümber sõnastatud ja väga mahlakas tõlge, aga ta ütleb just, räägib vaimsest rämpstoidust. Ehk siis tegelikult midagi sellist, mis inimestele just meeldib. Miks ta kasutavad niisugust väljendit? Just seesama võrdpilt inimestele meeldib kahjuks. Lihale meeldib vähemalt. See vaimne rämpstoit tähendab. Ja inimesed just otsivad seda ja tahavad seda süüa. Nüüd see on tegelikult asi, mis peab olema paigas. Nüüd vaatame korra ühte olulist võrdpilti. Ma pean selle ka sisse tooma. Ma lähen kindlasti natukene tööts pikemalt. Esimene kuningate 20:20.
Nüüd siin ta kirjeldab seda Jumala koja ehitamist veel natuke ja siin on üks oluline detail lihtsalt uuesti. Esimene kuningate 20:20. Kõige püham paik oli 20 küünart pikk, 20 küünart lai ja 20 küünart kõrge. Ja ta kattis selle puhta kullaga. Pane tähele nüüd seda. Seesama kõige püham paik, selle seinad olid kaetud puhta kullaga pluss siis ka lagi ja kõik nii-öelda oli puhas kuld. Nüüd Jumalale järelikult meeldib kuld muuses. Tema käskis seda nii teha. Kas pole nii? Esimene kuningate 20:20. On õige koht või? Ei olegi või? Okay. Mul on siin järelikult vale kirja koht, aga ma loen teile, siis äkki see teine või? Ei ole ka see. Ma pean siis hiljem otsima, pärast ma otsin üles, kus see täpselt asus. Ja siis ta ütleb 21 salmis, siis selles kohas, kus ta iganes parasjagu on. Ma arvan, et siin on äkki mõned kahed või asjad on kuidagi paigast ära. Ja Saalomon kattis koja seest poolt puhta kullaga. 6:20 öeldi. Et see on ka hea võib-olla meeles pidada. Ja Saalomon kattis koja seest poolt puhta kullaga. Tõmbas kuldketid kõige pühama paiga ette, kattis selle kullaga. Ta kattis kullaga kogu koja tervenisti, nõnda samuti kattis ta kullaga kogu altari, mis oli kõige pühama paiga ees. Pluss siis lisaks sellele ja siis on need riistad. Esimene oli kuningate 7:48. See on nüüd õige number. Eelmine oli siis 6. Ütleb veel, Saalomon valmistas 7:48 kõik need riistad, mis pidid olema Jehova kojas. Kuldaltari ja kuldlaua, mille peal olid vaateleivad ja puhtast kullast küünlajalad, 5 paremale, 5 vasakule poole kõige pühama paiga ette ja kullast õied, lambid ja tahikäärid ja puhtast kullast liuad, noad, peekrid, suitsutusrohupannid ja sütepannid ja kullast esiküljel kõige pühama paiga ustel, koja sisemuses samuti pealöövi ustel. Nüüd igasugused asjad nii-öelda, mõni ütleb, et see võis natuke nagu maitselage olla, et nagu ainult kuld oligi igal pool. Nüüd Jumalale meeldib järelikult kuld. Ilmselgelt see väärtuslik asi. Nüüd Jumal oli selle paika pannud, et need asjad pidi olema kõik kullast seal. Nüüd lähme teise ajaraamatu 12. peatüki 9. salmi. Teine ajaraamat 12:9. Nüüd siin ka ajaliselt on juba aega mööda läinud pärast seda, kui see Saalomon vist ikkagi on juba surnud minu meelest. Ja nüüd see Jumala koda oli juba teiste kuningate nii-öelda valduses. Ta ütleb siis teine raamat 12:9. Ja Siisaki Egiptuse kuningas tuli Jeruusalemma kallale ning võttis ära Jehova koja varandused ja kuninga koja varandused. Nüüd see on seesama kogu see kirjeldus, mis seal oli. Kogu see kullast asjad kõik. Ta võttis kõik ära, ta võttis ära ka kuldkilbid, mis Saalomon oli teinud. Siis kuningas Rehabeam tegi nende asemele vaskkilbid ja andis need ihukaitse pealikude hooleks, kes valvasid kuningakoja ust. Et me näeme tegelikult, mis nad tegid ja kui sa uurid seda üldist teksti tegelikult, siis sa näed seda, et nad tegid need samad asjad ka kõik lisaks sellele vaskkilpidele kõik uuesti siis vasest. Või tegelikult, kui me oleme korrektselt täpne, siis tegelikult teised tõlkid kasutavad sõna pronks, isegi mitte vask. Ta tegi need siis sellest samast pronksist. Nüüd pronks on tegelikult üks omapärane materjal. Vask on põhimõtteliselt enam-vähem puhas ikkagi, mis ta on siis, kupper on see, CU vist on see lühend, eks ju. Aga pronks on segu. Ta on pandud minu meelest, kas on vase ja minust on tina, on, ma loodan, keegi teab kinnitada.
igal 2 metalli on segamini pandud nad igal ja tegelikult ta tekitab suguse huvitava asja, et ta läheb kõvemaks ja tugevamaks selle tõttu, sest vask ise on üsna pehme, aga kui sa teed pronks, siis pronks on tugeva. Nüüd, mis see tegelikult on ja kui sa võtad ühe pronksist asja, mul ei ole käe pärast näidata ja võtad kullast asja kõrvuti ja kui see pronks on nagu oleks ilusti puhtaks tehtud ja mis iganes ja kui sa kaugelt neid vaatad, sa ei pruugi aru saada nende vahest. Nad on üsna sarnased tegelikult. Kui pronks on ilusti läikima löödud, kõik särama löödud, siis ta läigib täpselt samamoodi, samasugune peaaegu ilus võib välja näha, kui kuld võib välja näha. Ja kui sa ei saa seda võib-olla käete võttes või isegi aru saada, aga kui sa ikkagi sul ei ole mingit muud võimalust seda testida, sa ei pruugi selle vahet aru saada. Nüüd see ongi see sama asi, mis sa märkad, Jumala koja kõik riistad ja kogu see sisustus vahetati millegi vastu välja, mis ei olnud päris see, mis ta ennem oli. Ja ta ei olnud puhas ja ta ei olnud ehtne. Nüüd, milleks see võrdpilt või asi siin, kui sa võtad ette, ma soovitan sul kuskilt otsida, see võib-olla laenutuses on, meile müügis ei ole, Keneta Igini raamat, plaanid, eesmärgid ja taotlused. Ja selle puudutab seda sama teemat tegelikult, mis puudutab just ülistust ja ka kiitust ja ka just Jumala asjade tegemist õigete mallide järgi ja eeskujude järgi ja just ka vaimus ja tões. Ja Jeesus isiklikult andis talle sellest samast loost pärit võrdpildi. Ta ilmus talle nägemuses ja andis talle selle võrdpildi ja tõi välja just, et ka kogudused on toonud selle sama kulla asemele mitte vase või täpsemalt siis pronksi kogudusse, viies välja selle ehtsa puhta kulla, mis näeb täpselt nagu sarnane väga välja, aga ta ei ole enam see, mis ta oli. Ja see on see sama, mis puudutab just ülistuse kontekstis oli see sama. Ja on tulnud sisse erinevad sellised praktikad, ma puudutasin eelmine kord ka seda, üks nendest asjadest on plaksutamine. Plaksutamine teatud kontekstis ei ole vale. Korra, kui ma käin selle läbi, siis vaatame seda ja lähme laulud 47.2. Nüüd mõni küsib, et kas inimesed ei või ennast vabalt tunda ja plaksutada, kui neil parasjagu meeldib, kuidas tuleb käituda Jumala kojas? Mis loob õhkkonna ja mis ei loo õhkkonna. Ja tegelikult seal on üks motiivi küsimus selle taga, mitte niivõrd ainult see plaksutamise küsimus. Ja sellega ma ei ürita, nagu öeldakse, keelame plaksutamise ära. Laud 47.2 ütleb, plaksutage käsi. Kas pole siin sõna sees? Nii, kõik rahvad, hõisake Jumalale rõõmsa häälega. Kas sa märkad, plaksutamine ja ka hõiskamine on koos, aga samas, kui sa jälgid, ta ei ütle plaksutage Jumalale andes kiitust talle plaksutamisega, vaid ta ütleb plaksutage ja hõisake. Kiitus tuleb kus kohast suust, mitte plaksutamisest. Ja kui me jälgime nii Vana Testamenti ja Uues lepingus meil ei ole plaksutamisest üldse juttu, siis ka Vana lepingus me näeme, nii palju kui plaksutamisest on juttu, väga sageli ta on ka võrdpildina, kus öeldakse, et puud plaksutavad ja muud asjad plaksutavad, see on võrdpildina, aga kui räägitakse inimestest, siis seda ei räägita kunagi sellisel viisil, seda kasutatakse selleks, et Jumalat kiita või Jumalat ülistada plaksutamisega. Aga see võib olla osa meie kiitusest. Kui mingis mõttes nagu rütmipill või rütmi väljendamine või midagi taolist. Amen. Ja et selles mõttes, kui meil on ka kiiremad lood ja me oleme võib-olla kiitmas ja hõiskamas Jumalale, me võime plaksutada kaasa, rahulikult täiesti rõõmuga teha ja selles ei ole midagi valet. Aga me peame meelest pidama, see ei ole ülistuse väljendus Jumalale. Miks pärast? Mõni ütleb, et aga ma olen käinud kogudustes, kus tehakse nii öeldakse, et teeme nüüd aplausi Jumalale. Ja inimesed teevad siis selle aplausi ja nüüd mõtleme selle natukene tagasi ja lähme inimeste konteksti. Ütleme, et on mingisugune poliitiline üritus. Selle partei, mis iganes, ja sina oled selle partei fänn, ma ei ütle, mis iganes peab olema. Ja sina oled seal üritusel ja oled ka niivõrd kaasa elamas ja see on väga hea partei. Ja mis see on, see inimene tuleb sinna lavale ja ütleb, et nüüd esitleme, tuleb see sama ja tuleb, räägib meile nüüd kõik, mis me tegeme ja mis me saavutame ja kus me jõuame. Ja siis tehakse aplaus selle inimesele. Nüüd, kas selles on midagi valet? Ma ütlen, midagi katastroofiliselt ei ole seal halvasti. Ta tuleb sinna ette. Aga mida sa ei tee? Sa ei tee ju niimoodi talle. See on välistatud. Mitte kunagi sa ei tee sükst asja. Aga kui sa koguduses annad selle
aplausi, sa tood Jumala selle samale inimlikule madala tasemele. Öeldes, et tema, nagu öeldakse, on väärt lihtsalt ühe aplausi selle asemel, et anda midagi sellist, mis inimesed ei ole väärt. See on seesama tõsta oma käed ja Piibel ütleb uues lepingus, peale tähele uues lepingus, tõstke oma pühad käed. Kui see on seesama koht, kus sa tahaksid väljendada oma tänulikkust, oma rõõmu, oma seda, et midagi on vägevat. Näiteks kas või isegi jutlusest tuleb midagi, Jumal ütleb midagi väga olulist ja see sõna tuleb, nagu öeldakse, punch või tuleb profeteering või tuleb võõrastest keeltes sõnum, siis see ei ole koht plaksutamiseks. Vaid see võib-olla on koht, kus sa võid, oluline on selle juures, eriti kui on sõnum, see on see oluline, et sa ei tee midagi sellist, mis takistaks selle kuulmist. See on väga oluline. Miks pärast, sest see sõnum on oluline, meil on vaja kuulda seda. See ei oleks koht, kus praegu hakata hüüdma või hõiskama või plaksutama sel ajal, kui kõne räägitakse. Ei, see on see hetk, kus nüüd me võtame kõik vaikseks, me tahame kuulda nüüd. Me tahame kuulda, see peaks olema ka meie Jumala austav reaktsioon, peaks olema, isegi kui tuleb võõrastes keeltes sõnum. Ja ma usun, et me oleme piisavalt küpsed vaimulikult, et me tunneme ära selle võidmise, kui hakatakse rääkima võõrastes keeltes ja see ei ole lihtsalt kiitus või ülistus, mis tingimata ei vaja tõlgitsust vaheti ja alati, aga et see on sõnum. Siis on see väga oluline ka koguduse kontekstis. Sa kuuled, kas jutlustaja või pastor hakkab rääkima seda võõrastes keeltes sõnumit või annab ta kellegi teisele isegi mikrofoni, siis on kohe stopp vaikseks. Kui see isegi on ülistuse aeg või muusika on isegi mängibas, siis ka isegi ülistusgrupil on see, et võtame vaikseks, kas või muusika vaiksemaks vähemalt niimoodi, et see oleks kuulda väga selgelt, väga konkreetselt, sest see on oluline. Jumal on midagi nüüd ütlemas, midagi tahab rääkida. Et me austaksime Jumalat just selliste oluliste žestidega. Ja see ei ole koht siis aplausi teha selles suhtes, mis iganes. Nii et Jumalale ei saa kiituseks ega ülistuseks anda aplausi. Sükest asja Piibel ei õpeta. Mõni ütleb, miks me ei võiks nii teha? Piibel ei õpeta sükest asja. Ja see on kõik. Ja see ei loo keskkonda ja õhkkonda, kus Jumala ligiolu tuleb. Ja sa võid aru saada tegelikult, kui inimesed teevad seda. Nüüd saame aru, inimesed teevad seda teadmatuses. Ja kui ma lähen ka mõnda kogudusse, kus seda praktiseeritakse, ma enamasti ei hakka seda korrigeerima niimoodi kohe plaksti. Vahest mulle Jumal on aima andnud südamesse, et kui nad isegi teevad seda, siis ütlevad, aga tõstame, anname parem Jumalale ühe kiitus, sest ta on väärt rohkem kui aplausi. Ja ütlen, tõstame käed. Ja juhin inimesed lihtsalt selle peale, nad on inimesed harjunud ja teevad asju harjumusest ja me ei pea nagu olema kriitilised või jõulised teistega kuidagi, kes ei mõista võib-olla kohe paremini. Aga kui meil on arusaamist ise, siis me peame tegutsema targasti sellega. Amen. Et me võtame sellest sõnast kinni. Kiitus ja ülistus on see, mis tuleb meie suust ja kiitus ja ülistus ei tule aplausi kaudu. Amen. Toome teised asjad, see ei tee paha. Mõningad nii-öelda pronksid, mida on üritatud kogudusse tuua. Mõni ütleb, et ma tantsisin Jumala ees nii vägevasti ja teeme ühed tantsud ja mul on niisugune eriline inspiratsioon, et mul on, võtame üheks lindikese kätte veel ja selle lindikesega teeme niisugused väga esteetilisi liigutusi ühele poole ja siis teisele poole ja nüüd kui mul oleks näiteks ka üks lindikene ja ma teeksin sulle siin niisuguseid asju, siis mis sa tunneksid enda sees? Sul tekiks nagu, mis minelik veider asi see on. Nüüd, miks? Sest et isegi kui ma üritan selle väga vaimulikuks teha, ma tean vahest seda üritatakse vägagi vaimulikuks teha, öeldakse, et see on, me tõlgitseme püha vaimu tegevust. Kas ükest asja tõsimeeli mõned õpetajad praktiseerivad. Siis need samad tantsijad seal ees ja kõige naljakam on alati sihvakad peenikesed neiud. Mitte kunagi paksud ülekaalulised meesterahvad. Mitte kunagi. Ei ole kordagi näinud, mitte ühtegi korda ei ole näinud. Alati peenikesed, sihvakad neiud. Nüüd, mis sa arvad, mis teeb üks meesterahvas sel ajal, kui see peenike sihvakas neiu hakkab seal ilusti veel graatsilisi liigutusi tegema, isegi kui ta on viisakalt riides, siis ikkagi kui ta hakkab seal neid graatsilisi liigutusi tegema, kas sa hakkad ülistama Jumalat või? Ei, siis sa vaatad. Sa üritad nagu, et teises ei märkaks, mida sa vaatad või kus sa vaatad. Nüüd, ma ei ütle, et kõik kohe seksuaalseks läheb see mõttelaad, aga siiski see ei ole asi, millega anda ülistust Jumalale. Sa ei saa tantsuga, sellise tantsuga ei tõlgitseda midagi ja see ei ole, ma ütlen, see on ülistustants. Ma ülistan selle tantsuga. Kus on Piiblis, et me saame tantsuga ülistada Jumalat?
Et ma täpselt tahan öelda, täpivalt sõnastus oleks õige just. Tantsuga me ei saa ülistada, me jõuame tantsimise juurde ka kohe veel natukene. On jätnud asjad, mis on õiged. Aga et me ei saa nagu seda teha praktikas. Nüüd vahel inimesed mõtlevad seda, erinevaid asju tehakse, lausa tänasel päeval on asi nii arendatud selles mõttes välja, et nagu koolitatakse koguduses tantsijaid, kes on nii-öelda ülistustantsijad lausa. Neile õpetatakse ideid ja mõtteid, kuidas nad peaks ennast siis graatsiliselt liigutama ja antakse lindikesed kätte ja ülistus peale ja ülistus on lava peal ja siis need graatsilised neiud on seal ilusti seal lava ees või lava äärte peal, kus iganes siis teevad oma liigutusi ja asju ja siis antakse ülistust ja kui sa oled aus tegelikult ja kui sul on püha vaim on sinu südames, siis sa tunned oma südames midagi ei klapi siin. See on see, mis su seespidi ütleb. Miski on korrast ära. Miks pärast? Vask. See ei ole kuld. Kas Jumal jookseb minema selle peale sealt saalist? Ei. Kas on võimalik, et isegi sellise asja järel võib Jumal kõneleda, inimesi tervendada? Muidugi võib. Jumal on hea ja selles mõttes ta ei keera kõike kinni selle pärast, et inimesed ei tea või ei mõista aga see on seesama vask lihtsalt, mis on toodud sisse. Või kasutame seda täpsemalt sõna pronks nii-öelda. Seesama, mis ei ole ehtne. Mis asi on ehtne? Tuleme tagasi, me oleme uues lepingus. Jeesus ütles sellele naisele kaevu ääres, need, kes kummardavad Jumalat, need peaksid seda tegema vaimus ja tões. Ta ütleb, et Jumal otsib tõeliseid ülistajaid või tõeliseid kummardajaid. Me näeme siis, ja ta viitab, millele ta räägib uue lepingu ülistusest ja kiitusest, mis peab toimuma vaimus ja tões. Nüüd, kuna tantsuga me ei saa ülistada Jumalat, siis meil on kindlasti, me võiks seda nimetada, üks väljend on vaimus tantsimine. Sest et kõik asjad uues lepingus toimuvad vaimus. Nad lähtuvad siis sinu vaimust ja püha vaim on seda inspireerimas. Sest et kui me vaatame, ma pean selle lõpetama, selle teema ilusti selle koha pealt kokku võtma, ma ei saa katkestada siin, et ole kannatlikuma minuga. Efesastele 5.15. Efesastele 5.15. Et me näeksime seda õieti. Eesmärk ei ole, nagu öeldakse, teisi paika panna või teisi halvustada, kes seda teevad, vaid eesmärk on see, et me tahame kulda. Eesmärk on selles just. Miks me teatud asju saame teha ja miks me teatud asju ei saa teha? Nüüd, kogu see asi ei ole minu enda välja mõeldud. Need on asjad, mis Kenneth Haginile Jeesus isiklikult on ka rääkinud nägemuses, kui vaadata seda sama raamat. Ja need lähtuvad Jumala sõnast ka muidugi, need ei ole ainult nägemusele rajatud, aga kui me võime usaldada Kenneth Hagini kui prohveti ametis olnud meest, kes täna on küll taevas juba asju, mis ta on Jumala Jeesuse käest saanud, siis me peaksime seda ka usaldama. Sest Jeesus tõi talle isiklikult need asjad välja, mis puutas seda plaksutamist, mis puutas ka seda lihast tantsimist või sükest, et need asjad ei ole Jumala sõnaga kooskõlas ja see on seesama pronksi või vase toomine kogudusse. Need ei ole minu sõnad, need ei ole mitte Kenneth Hagini sõnad, vaid need on Jeesuse sõnad tegelikult. Sa võid otsida täpsed tsitaadid muidugi välja sealt raamatust, kui ta tsiteerib, nagu mismoodi Jeesus täpselt sõnastas. Aga Efesastele 5.15 ütleb, siis vaadake hästi, kuidas te elate, mitte kui rumalad, vaid kui targad. Pidades aega kalliks, sest päevad on kurjad. Seepärast ärge olge rumalad, vaid mõistke, mis on issanda tahtmine. Ärge joovastuge viinast, kust tuleb õnnetu elu, vaid saage täis vaimu, rääkides isekeskis psalmide, kiituse viiside ja vaimuliku lauludega, lauldes ja mängides kannelt issandale oma südames. Kõige eest aladas tänades Jumalat ja isa meie issanda Jeesuse Kristuse nimel. Kas sa märkad, üks väga oluline domineeriv asi ka uues lepingus on just saage täis vaimu rääkides. Vaimus ja tões ja saage täis vaimu rääkides. Ja siis ta räägib ka, mida on rääkides, vaid ka lauldes ja nii-öelda tegelikult nii kiitusest kui ülistusest räägib siin tegelikult veel. Ma need nüansid veel käin hiljem detailsemalt läbi. Aga see on väga oluline, et me peame meeles, et Jumala kogudusest tehakse asju vaimus. See tähendab seda, et kui me tantsime ka pühas vaimus, üks asi vaimus tantsimine täiesti on olemas. See on midagi sellist, mis püha vaim inspireerib. Aga kuidas on Jumala asjadega üldse? Jumal ei pane meid midagi tegema. Kui me räägime vaimu andidest, siis ka püha vaim annab meile selle. Kui me räägime näiteks profeteerimisest,
ma ise näiteks olen ka teatud kontekstis vahest profeteerinud, siis need sõnad tulevad mu südames ülesse, aga mul on vaja mida teha, suu lahti teha ja rääkida need välja. Üleloomulik on inspiratsioon, aga minu kõne on vajalik selleks, et see saaks väljendatud. Nüüd samamoodi, kui me räägime vaimust tantsimisest, inspiratsioon on Jumala käest, aga see väljendus tuleb minul anda selle asjale. Nüüd samas muidugi ma pean jälgima seda, et ma annan selle väljenduse, mis Jumal just tahab selle. Nüüd ma ütleme, kas see olekski nagu see ülistus tantsimine. Nüüd viga on selles, et selle asja eesmärk on ennast tegelikult kahjuks eksponeerida. Kui see oleks kõigi jaoks, siis see peaks sobima kõigile. Siis peaks olema kõik ülekaalulised mehed, ülekaalulised naised ja kõik peaks olema selles samas ülistustantsugrupis ilusti sees seal reas ja tegema seal neid samu lipukesega riigutusi või lindikesega riigutusi ja kellelgi ei peaks mitte midagi probleemi sellega olema, kõik peaks tundma ennast suurepäraselt ja püha vaim peaks oma liigeolule kohale tulema. Aga seda ei ole. Sest et see on kõige parem väljend on see, tekitab vastikustunde vaimselt mõttes. Mitte inimeste suhtes. Inimesed ei mõista taremini ja ei taha inimeste suhtes nagu halvustavat hoiakut võtta. Aga just seesama, sa tunned ära, see ei ole õige asi. Aga kui sa hakkad pühas vaimus tantsima, siis püha vaimu inspiratsioonil, sa koged õhutus, sa koged kas on rõõmuõhutus või hõiskamise õhutus ja siis sa väljendad seda. Nüüd me oleme võib-olla harjunud mingi teatud kombel seda vahest tegema, teatud tippides ringiratast või nüüd see võib olla ka teistmoodi natuke. See ei pruugi olla päris kaerajaan või paaristants või midagi taolist, aga see on väga paljus vabas vormis inspiratsioonist, väga mitte selgelt paika pandud liigutuste ja sammudega asi üldiselt. Ja see toob, ja mida see toob ka, see toob Jumala ligiolu sellesse kohta. See Taavet meil ka näeme, tema tantsis küll kõigest jõust, aga tema üle oli lihtsalt püha vaim, aga tema sees ei olnud püha vaim. Ja tema tantsis Jumala ees, aga meie tantsime pühas vaimus. Nüüd see ei ole ülistuseks Jumala ees, aga see on Jumala ligiolus rõõmutsemine, hõiskamine ja tantsimine. Et me saame aru, ja ka see on oluline, et ka sellised asju, kui me sellele alistume, me teeme seda asja õieti. See on lubatud, see on okei, see on korrektne, aga sellel on oma koht, oma hetki, oma aeg. See ei saa tulla sel ajal, kui keegi on profeteerimas. Amen. Või kui on Jumal midagi väga olulist õpetamas või rääkimas, siis enamasti ei saa selle sees olla, vähemalt niimoodi, et ta segaks vähemalt. Küll Kenneth Hagin on rääkinud juhtumist, kus üks naisterahvas tantsis tema jutlustamise ajal kuskil tagumises reas ja see oli nii üleloomulik, et mitte ühtegi tema sammu ei olnud kuulda. Ja ta tantsis vist kas mingisuguse ääre või mingi asja peal ja kulutas vist kogu oma, kas oli pink minu meelest vist ja kulutas oma jalanõud tegelikult selle tantsimisega ära, tantsis kogu koosoleku. Ja see oli üleloomulik nii, et ei olnud mitte ühtegi sammu ei olnud kuulda. See on hämmastav, kuidas see võimalik on, aga see oli võimalik. Ja samas tema jalanõud olid kulunud, ta ostis uued pärast seda. Nii et see on võimalik, et Jumal võib tulla vahest inimeste üle, aga see on alati, Jumala saab austatud, Jumala ligiolu tuleb kohale. Ja meil on vaja selliseid asju, selliseid aegu mingis mõttes, kus Jumal saab liikuda, kus me tõesti austame teda õigel viisil, kus me plaksutame, siis kui on rõõmutsemise hetk, kui see on võib-olla kiituse laul, julgelt võib plaksutada täiesti, rahulikult tunda ennast ja rõõmuga teha seda, aga mitte sa ei ülista sellega Jumalat. Amen. See on lihtsalt üks vahend, see on üks väljendus, mis Jumal on andnud, aga selline oma koht. Miks me peame nokkima nende asjade üle? Kõik tuleb teha täpselt nii, nagu Jumala sõnas on kirjutatud või nagu need printsiibid on paika pandud. Täpselt tuleb teha asja. Jumala koda tuleb ehitada täpselt nii, nagu eeskuju on. Miks me ei võiks tantsida? Miks meil ei võiks ka mõni sihvakas neiu siin vahest olla? Igavaks läheb kuidagi juba. Nagu kõiki tuleb teha täpselt nii, nagu Jumal. Ja kujuta ette, kui see sükene nii-öelda ülistustants oleks, kes see nüüd siin niimoodi teeb? Meil vist koosolek on nii kaua kestnud juba. Aga ma üritan, nagu öeldakse, edasi minna veel, natuke veel midagi. Et
miks me neid asju niimoodi ei saa teha, sest me tahame seda, et nagu öeldakse, lasta Jumala vaimul, nagu öeldakse, teha seda, mis tema tahab teha. Sest ta ei tule sellisel viisil, kus tehakse asju meile meeldivalt. Ta ei tule sellisesse konteksti, kus me inimestena lihtsalt mingisugust asja korraldame. Me tahame, et Jumala ligiolu võiks tulla. Ja see on see oluline element, et asi saab ehitatud selle õige mustri järgi. Ka külistus kui selline. Ja siin on mitmeid asju veel, ma täna ei jõudnud kõiki ikkagi puudutada, ma lähen selle teemaga järgmine kord ka edasi veel, aga ma usun, et Jumalal on midagi meie jaoks valmis pandud, midagi olulist. Amen. Mitte ainult tingimata täna, aga üleüldises mõttes, et me võtaksime need sõnad ja printsiibid ja me ei käi selle materjaliga ümber selleks, et kedagi teist kritiseerida ja halvustada. Meil peab olema tarkust ja küpsust, kui sa isegi satud kogudusse, kus nii-öelda mõningaid neid asju tehakse nii-öelda mitte võib-olla kõige korrektsemalt. Sa võid rahulikult ülistada Jumalat. Tead, mis mina sageli teen sellistes kontekstides? Panen silmad kinni ja ülistan Jumalat. Et see ei äri mind lihtsalt, sest kuna mina ei ole selle koosoleku üle, mina ei ole otsustaja, mina ei saa minna öelda, et ärge seda tehke või teist tehke. Panen silmad kinni ja lihtsalt ülistan Jumalat ja kiitus Jumalale ja Jumal teeb oma parima kindlasti ja tahab alati inimesi õnnistada, aidata ikkagi, hoolimata sellest. Ja isegi kas või teistes, kui sa märkad, aga iva on sellest, kui me tuleme siia kokku, siis mina tahan seda, et me ehitaksime siin asju täpselt nii, nagu Jumala sõna on paika pannud. Ja sellel saab olema positiivne vili. Na acre ideste zenoa upre ile destre zenkromite de cri ze eflorete ste zenipro ografame ditre ze mecrodytro löstöze nipra teni creste. Võttes minu sõna eeskujud, võttes minu prohveti välja voodud printsiibid ja tõed, sa võid näha, kuidas minu sõna ja minu plaanid toovad esile selle, mis mina olen valmis pannud. Minu auhiilgus, imed ja tunnustähed saavad tulema esile ja minu lähedus saab olema ka teie seas, kui te ehitate asju, nagu mina olen plaaninud. Seepärast olge sellega täpsed, mitte kõikudes ei ühele poole ega teisele poole, mitte olles teiste suhtes kriitilised, vaid olles need, kes järgivad seda, mis Jumal on teile öelnud. Ja te saate nägema minu auhiilgust, imesid, tunnustähti, minu lähedust ja minu ligiolu, mis saab teid üle valama, mida te ei ole varem kunagi kogenud. Seepärast ehitage asju õieti. Halleluuja. Asju õieti. Kiitus Jumalale. Seesama prohvet, kellele ma siin sõnas viitasin, oli Kenneth Hagin tegelikult. Tema oli Jumala prohveti ametis ja Jumal lasi just tal neid asju rääkida, sellepärast me peame ka neid asju järgima, mis Jumal on temale andnud rääkida. Amen. Mitte, et me teeme temast mingisuguse isiku, keda me üritame ülistada, aga Jumal sageli paneb inimesed ametisse ja kohta ja me peame aru saama, et need asjad, mis ta on õpetanud rääkinud, on olulised. Me ei tohi neid ka kuskile jätta sinna eelmisesse sajandisse, kuigi et nad isegi on räägitud eelmisel sajandil osalt, suuremas osas ütleme. Aga sellegi poolest. Amen. Kiitus Jumalale. Aga täna me võtame siis asjad kokku ja ma jätkan selle teemaga järgmine kord.